Update. Me oleme jälle kellegi võõra autos. Meile öeldi, et tulge kaasa. Näidati natuke maja peal ringi. Öeldi, et tulge kaasa. Ja nüüd me sõidame autoga kuhugile. Peaks ütlema, et üpris kaugele ühikast. Nii et ma ei tea, mitmes kord see on, kus me jälitame kedagi võõrast. Mingi 5 või 6 või? Me oleme jälitanud kõigepealt Rashimizut, siis... Rashimizu on jätkuvalt selles mõttes, ega kumbki meist ei mäleta, milline ta välja nägi, nii et selles mõttes keegi võõras oleks põhimõtteliselt võinud tulla öelda, et ma lähen Rashimizu nagu. Siis oli see, kelle kätte Shimizu meid andis, see autoga tüüp. Siis oli... Ja, siis oli... Ühika seda inimest ma väga ei loeks. Nagu... No, ta on siuke küsimärgiga. Keda me veel jälittasime? Siis me jälittasime inglise keele õpetajat. Ta lihtsalt, et ma viin teid koju. Me nagu, no davai, lähme koju. We did not end up in a ditch. Yeah. Me saime päriselt ühikasse. Oota, ma unustasin lugeda. Shimizu võõras küsimärk, inka õpetaja. See on 4. Ei, 5. Ja 5. 5 inimene. Me oleme väga korralikud, nii et I am sorry, ma ei võta su nõu kuulda, et ära jälita võõraid. Meile öeldakse, et jälitage ja me jälitame. Aga nad on siiamaani kõik kasulikud olnud, nii kõik on hästi. Telefon. Update toime, kes ma sain lõpuks teada kuhugi udusse minna. Ma nüüd lähen, proovin, kas ma saan nendega rääkida, et äkki ma ei pea seda algajate kursust tegema. Äkki ma saan minna see nagu trenni. Ma olen haigelt närvis. Mul on mingi hulvindi sinna sõitu. Ja aga ühesõnaga ma lähen proovin. Wish me luck. Võib-olla update'id nii palju, et põhimõtteliselt rääkisin täna oma selle ühe õpetajaga, kes meil on nagu, kes räägib inglise keelt hästi ja kes nagu organiseerib meid seal natuke. Ütlesin talle, et ma lähen täna judot proovima. Ta ütles, et kellele sa rääkinud oled. Ütlesin, et nagu mitte kellelegi pole, et oleks pidanud või, ta oli mingi, et sa pead koolile rääkima ja mingi pabereid täitma ja paperwork. Ma olin nagu okei. Aga ma lähen ikka. Nii et... Aga ma ootan bussi. Ja eks ma homme tegelen nende tagajärgedega. Tumedad hallwayd. Let's go! Aga 10 minta kõndimist nüüd. Sain bussiga hakkama. Selline, et siin ei saa judota. Meil on ainult see nagu algajate kursus ja sealt edasi see peaks ikka ise tegema. Aga mul ei ole vibu, nii et vaatab ma uurin, et kas ma saan kuhugile mujale minna. Aga nüüd ma ootan bussi, et tagasi sõita. No. Hommik. Täna on 24. Ma ei tea, millal mu viimane see update oli. See võis olla teisipäev, ma arvan, jah. Ühesõnaga, vahepeal on toimunud nii palju, et ma ei saa öelda, et ma nüüd andsin alla judoga,
aga ühesõnaga ma tegelen sellega edasi siis, kui ma päriselt oskan natuke jaapani keelt ja orienteerun paremini siin riigis. Ma otsustasin, et ma lähen sulgpalli. Siis ma hakkan nutma jälle. See on tõesti absurdne. Põhimõtteliselt see, miks ma pole üldse nagu update'e teinud selle kohta, mis toimunud on sellepärast, et ma olen emotsionaalselt nii maas olnud või nagu halvas seisus. Ma olen põhimõtteliselt viimased 3 päeva enam-vähem lihtsalt nutnud igal pool, igal nii-öelda vabal võimalusel. Ja emotsionaalselt on nüüd jõudis koduigatsus kohale ja nüüd on raske. Eile ma olin koolis, mul oli hästi palju self-study'se, mis tähendab, et ma põhimõtteliselt istun raamatukogus ja teen oma asja seal. Ja siis mul nagu terve päev oli ülikülm olla, ma mõtlesin, et okei, et äkki ma lihtsalt mingi kujutan ette seda. Ei. Põhimõtteliselt mul on niimoodi, et ma ei ole oma seda koolivormi ikka veel kätte saan ja ma käin teksade ja musta pika varrukaga koolis. Ja mul oli eile, mul on see pikk varrukas on põhimõtteliselt siuke soepesu kind of thing. Teksad, soepesu ja siis veel dressikas, nagu paks dressikas. Ja mul on reitsilt külm olla, mul on külmavärina, kõik asjad siuke natukene iiveldab. Ja siis küsin, meil on üks inkaõpetaja, kes meil nii-öelda seal kantseldab ringi, Johanne Sensei. Ja siis ma küsisin talt, et kaua kooliõde koolis on, et kas ma saan sealt korra läbi käia, et tahaks nagu küsida, et tahaks ära kraadida ennast, sest mul ei ole kodus kraadiklaasi. Käisin kraadimas, minu normaalne kehatemperatuur on mingi 36,2 umbes, midagi sinna kanti, ma olen suht külma kehatemperatuuriga. Ja lähen kraadima ennast 36,9, täpselt see nii-öelda piir, kas sul on palavik või sul ei ole palavikku. Ütleme nii, et kui see juba on seal üleval, siis sul pigem nagu on, aga olin koolipäeva lõpuni ära, siis mul hakkas suht kohe peale seda hakkas vist reitsilt iiveldama. Ja siis ma eile õhtul, terve õhtu oli nagu halb olla. Reitsilt iiveldas, koduigatsus on nagu ülirets tegelikult. Ma ei arvanud kunagi, et emotsionaalne seis saab niimoodi mõjutada sinu füüsilist olemist, sest füüsiliselt mul ei tohiks midagi viga olla. Ma söön korralikult, ma päriselt nagu joon vett, ma joon igasugu asju, ma toitun võrreldes Eestiga üpris korralikult. Ma söön hommikust, ma söön lõunat, ma söön õhtut. Ma võtan juua. Aga põhimõtteliselt ma söön ülikorralikult. Ma praegu joon seda. See on viinamarjamahl. Mul on tegelikult üks teine, mida ma lähen varsti ostan juurde endale. Ma olen avastanud, et magusad asjad aitavad nagu väga palju maharahunemise kõigega, mis vist on tegelikult nagu päriselt ka thing, aga need aitavad päris hästi. Aga ja siis ma eile õhtul tegelesin sellega, et öelda kõigile, et ma ei lähe kooli, et ma olen koju täna, üritan oma sellest koduigatsusest ma ei saa öelda nüüd üle saada, aga nagu seda veits paremaks saada. Oh my god, ma saan lugeda seda actually või? What? Ma saan kinda lugeda seda kanjitsit. Sest ma olen kanjit õppinud viimased nädala aega enam-vähem. Aga jah, emotsionaalselt on nagu väga rets olnud. Oh my god, ma olen nüüd endale. Aga ja ma ärkasin täna hommikul üles. Mul on nüüd lõpuks natukene okeim olla. Aga mul on terve hommik olnud siuke tunne, et nagu üks asi see, et iiveldab nagu siuke
natukene võrreldav ilmselt masendusega, et ma ei taha üldse üles tõusta, ma ei taha midagi teha, ma ei taha kedagi näha. Samas ma nagu tahan seltskonnas olla, sest ma ei taha üksi olla. Aga ma ei taha kodust välja minna, ma ei taha kooli minna. Nii et selles mõttes hästi raske on. Siis füüsilise poole pealt on veel see, et nagu enne testi või enne võistlust või näiteks ma tean inimesed, kellel on avaliku esinemise hirm, on siuke, et sa ei saa hingata või hing jääb nagu kinni. Sa hakkad nagu, sa ei saa korralikult sisse hingata. Siuke nutt on natuke kurgus. Mis ütlus oli? Süda vajub saapasäärde vist või midagi sellist. Ühesõnaga nagu kõhus on siuke nagu tühi koht või selline. Ja põhiline ongi see, et ma olen viimased 2 tundi nüüd umbes vist. Ja 2 tundi umbes olnud selles seisus, nagu ma läheks mingit testi tegema või mingi hästi tähtis võistlus või midagi sellist või ma ei tea, mingi avalikku rääkimist tegema. Nii et see on hästi huvitav, et kui see tavaliselt on ainult see mingi paar minutit, kuni selleni, kui sa esined, siis mul on see olnud 2 tundi. Iiveldamisega on natuke parem. Aga ma arvan, et ma ei lähe homme kooli. Ma vaatan, kuidas mul õhtupoole läheb. Praegu on kell vähe, aga ma ootan, ma räägin mamsiga korra. Aga see on see, mis praegu toimub. Nii et väga huvitav on. Keda iganes see huvitab, siis see on minu kogemus koduigatsusega praegu ilmselt. Sest ma tean, et mul tekib stressist palavik ja ma võin päriselt nagu halvasti tunda stressi pärast, nii et väga lõbus on. Ma ei ole kindel, kas ma rääkisin ennem, aga põhimõtteliselt meil on nagu ühika isa ja ühika ema. Ja kui ma olen nüüd õigesti aru saanud, siis üks naine, kes meid nagu natukene ringi meid, siis 2 eestlast ja 1 poolakat nii-öelda ringi viib, on see ühika nii-öelda ema. Ja kuna mina olen kodus haige, siis ta tuli küsima, et kuidas sul on, et kas sul on nagu okei olla, kuidas sul läheb, on ju. Käis ühe korra veits hommikupoole ja nüüd ta tuli uuesti ja ta tõi mulle lille. See on nii armas. Mul ei ole halli aimu, mis lill see on. Ära. Asega mingi selline lill. Ülinunnu, ma nüüd pean seda suutma elus hoida, see on mingid juhendidest. Aga ühesõnaga, ma sain lille endale, ma olen väga õnnelik selle üle. See on väga nunnu lill. Ja siis ta tõi veel, valguse paremas, ta tõi mulle veel kommid. Põhimõtteliselt mingid šokolaadikommid. Lõpuks proovima neid. Kus need on head? Need lõhnavad täpselt nagu need suures pakis. Mingid karamellikommid või nagu kingikarbid või asjad. Aga ta pani nad mulle pruuni sellesse kotikesse ja nüüd mul on kommi. Ja mul on lill ja see on nii armas. Ja siis oli Johanna Sensei eile õhtul. Ma panen siia selle pildi, aga põhimõtteliselt tegi nagu minu Facebooki profile pic'ist nagu anime versiooni, mis on nii armas. Ja, aga ei, ma tunnen ennast natuke paremini. See on nii siuke nagu üles-alla, et hommikul mul oli halb olla, siis mul oli täitsa okei olla paar tundi. Ja mul on jälle, oli siuke natukene, ma päris tõsiselt ütleks nagu masenduselaadne asi, aga hetkel see läks paremaks, ma sain lille endale. Ma olen nii õnnelik selle üle.
aga ma peaks tegelikult lõunat minema varsti ostma, sest et kell hakkab 12 saama. Ja meil ei olnud ühikas lõunat. Ma peaks minema lõunat endale hankima kusagilt. Ja ma arvan, ma lähen teen seda nüüd. Let's go, baby! Nüüd sain oma toimu. Ma makka tagasi. Ma võtsin põhimõtteliselt lihtsalt mingi jäätist. Midagi külmast, et väljas on 25 kraadi vist. Nii et väga lõbus. Ja ma võtsin juua. Ja veel. Ma võtsin ühe mingi jälle. Jah, see on aastalt. Aga oota, kas me lähme ikka 7 sööma või? Jah. Okei. Ma lähen tagasi alla. Ma tulen tagasi ilmselt mingi... Käime poes ära ja siis võime tulla korra vaadata, kas need on valmis või mitte. Ma arvan, ma saaks poole tunni pärast tagasi. Peale söögi käiks veel korra. Siis käib poes ära. Äkki sõudab mingi pool tundi tunnike. Samas vahet ei ole, keegi ei võta neid asju ära siit ju. Asi ei ole kutmis, asi on selles mõndel inimest, mis ikka tulevad, need välja viskavad maha ja panevad oma sisse, aga siin on need nii palju teemist juhtised. Ma ei usu, ma kahtlen, et keegi nädala sees peseb peale meie idiootide. Sorry. Ahah. Let's go! Lämmen sulle järgi. Ma meid on nagu mitu ainult. Läks kaua. Vist nad kirjutavad nii huvitavalt Landry, Randori. Jaa. Yeah. Oh my god! See on siin nii soe. Miks te valmis ole ikka veel? Mis toimub? Kas sinu omad on? 30 minutit on raudselt möödas. Ma mõtlengi, mida sa tähendad? See on kuugab lihtsalt. Reaalselt. Väga. Pesu. Kõiva! Nii, ma arvan, et praegu on hea aeg lõpetada see episood vlog. Siin on nii palju jäppamist olnud. Põhiliselt sellest, kuidas me koduigatsusega läinud, kuidas me poes käisime. Pesin esimest korda pesu. Igal pool on riided. Situatsioon. Särgid, sokid, ühed püksid. Teisel pool särgid, särk ja püksid, 2 särki, 1 särk on seal. Aga emotsionaalselt ma tunnen end üllatavalt hästi praegu. Ma kohe varsti 2 tunni pärast räägin perega. Ema, vanaema, vanaisa ja siis enne seda ma räägin veits Karliga. Karl on, ma ei räägi taga ilmselt, me lihtsalt istume kõnes, sest et tal on õppida vaja ja mina lihtsalt eksisteerin, sest ma ei taha üksi olla. Ma olin jälle nüüd natuke aega. Ja ma vabandan väga kõigi nende nagude pärast, sest et nagu oli põhiline sõna, mis oli selles 8-mintases jäppamises sellest, kuidas mul tunded on. Aga mul oli mõttepausid. Ma hakkan eesti keelt unustamas. Nii raske on vahetada, issand, see valgus on kohutav. 3 keele vahel currently. Ma räägin Elleniga eesti keelt, ma räägin vanemate ja sõpradega eesti keelt, õpetajate ja klassikaaslastega ma räägin inglise keeles natuke. Samal ajal ma üritan jaapani keelt õppida. Aga praegu on üllatavalt okei olla, koduigatsus puudub. Ma avastasin, et koduigatsus on iga kord, kui ma midagi uut teen. Et näiteks, see kõlab nii absurdselt, aga ma käisin pesu panemas. Oh my god, mul oli... Ta on nii nännu. Jäädes. Ma käisin pesu panemas pesama ja ma tulin tagasi tuppa ja ma olin nagu fuck, ma tahan koju minna. Ma tahan nii väga koju minna. Ja siis me käisime pesu kuivamast
võtmas ja mind nagu, ma tahan koju minna. Aga ma vähemalt tean, mis mulle koduigatsust tekitab, kind of. Ja siis on hommikul üles ärkamine on jätkuvalt üpris raske. Aga ma ei tea. Järgmine episood saab nüüd olema sellest, et ma homme üritan minna trenni ja sulgpalli. Ja siis laupäev on vaba, laupäeval ma ilmselt istun kodus suuremas ajast. Homme ma olen kõnes ka Karliga. Ja siis pühapäeval me läheme Mount Fuji'le. Nii et jaa, väga tore. Nobody got you the way I do. Whatever